Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo. Kuidas piimandusettevõtted praegu elavad? Üleüldiselt on tõepoolest aasta ja 3 kuud olnud sellist perioodi, kus tavaline piimatootja on maksnud peale iga liitrile, mille välja müüb. Ja lühiajalisi jamasid on ju aastate vältel ikka olnud. Nendega on põllumees oma aastate vältel arvestanud ja arvestamas, kui jumal saadab rohkem vihma kui päikest ja teinekord vastupidi, siis need ju elatakse üle, aga teemaks on täna ikka see, et sellele jamale ehk raskele ajale ei paista tagumist otsa ehk lõppu ja see on see, mille pärast siis on küll mõistlik plaani pidada koos ka tarbijatega ja kõigiga, kellele korda läheb see, mis toimub Eestimaal põllumeeste ja toidutootjate hulgas. Vaja on vaadata põhjalikumalt üle need sammud, millega siis kõik, kes olukorda mõjutada saavad, seda ka teeksid. See, et poliitikud on olnud kuidagi väga passiivsed, see ei ole uudis maaelu ja põllumajanduse suhtes ainuüksi juba maaelu arengukava kinnitamisel, kus Eesti kõige väiksema riigi toetuse osaga hiilgab Euroopa Liidus. Aga nüüd siis kõik need kriisimeetmed ja kriisile adekvaatne reageerimine on ju järgmine samm, mida oodata ja mida tänaseks kuidagi ei ole ette võetud. Nii et selles mõttes on igati mõistlik, kui kas või 12. tunnil, kui juba paljud farmerid on asunud likvideerima olukorrast tulenevalt oma ettevõtmisi, ikkagi korrektiivid sisse viiakse nii poliitikasse kui ostjakäitumisse, kui meie enda ehk maakate enda käitumisse, olgu siis tegu kulude planeerimisega või kriisimeetmete planeerimisega. Kui nüüd võrrelda praegust olukorda ajalooga, et kas on kohane tõmmata paralleele 98. aasta suure mõõnaga? Vaata, isegi meie mälu on lühike, ma pean silmas meie all neid, kes iga päev selle supi sees oleme ja kui ise 98. aastal otsustasin Vene embargo tõttu töötlemise kasuks, siis see, et see oli otse tingitud Venest, oli tookord tõepoolest selge. Täna on neid mõjureid, mis sellise tulemuse ehk kahjumliku tootmise on tekitanud mitmeid ja nendest suur osa on Euroopa Liiduga seotud, ehk seesama, et poliitiline käitumine Venemaa suhtes ehk sanktsioonid ju kehtestas Euroopa Liit ja sellest tulenevalt siis Venemaa vastureaktsioon. Teiseks piimakvoodi kaotamine, mis lasi vabaks kõigi võimed piima toota oma soovide ja võimete piires. Ja kolmandaks siis see, mis maailmaturul on käesoleval perioodil piimanduses toimumas. Mitu asja koos. Tookord oli mõjuriks Venemaa enda Eesti-suunaline poliitika ja suhte lõpetamine. Et seekord on keerulisem ja tõenäoliselt pikemaajalisem. Eesti põllumees, eks ole, on ju kogu aeg rääkinud sellest, et meil on Vene turg kõrval, kuhu tuleb müüa, kuna ta on juba ajalooliselt meie suur naaber. Paljud soovitavad praegu just
vaadata rohkem võib-olla kaugemale itta, Hiina peale, Jaapanisse. Kas Vene turg on selline turg, mida ikkagi tuleks kuidagi proovida taastada? No see ei ole ju mingi ükskõik millise tootjale uudis, et ära panusta ühele turule, aga võimalusi kasuta nii palju, kui neid olemas on. Nii et selles mõttes ikka ootame siinsamas külje all olevate sööjate ostuvõimet ja ostuvõimalust, et see taastub. Rasked ajad sunnivad alati kasutama ressursse ja päid kokku panema, nii ka praegu. Nii et mina arvan, et tänu nendele rasketele aegadele sünnivad Eestis uued turud, uued tooted ja lisaväärtust antakse piimale pika perspektiivi mõttes kindlasti nüüd kiiremal moel juurde, kui see oleks käinud vanade mallide järgi, et ainuüksi Nopri enda kogemusest tulenevalt saan kinnitada, et mõne aasta eest ei rääkinud, ei unistanud ega tegutsenud ekspordi suunal üldse, pidades ennast ja oma toodangumahtu liiga väikseks selleks, et kuskil uuel turul ennast tõestada, siis täna lihtsalt ei näe alternatiivi, kui hea juustu Eesti piiridest välja saatmise ja seepärast kinnitangi, et põhimõttedki on lausa sunnitud muutuma meie kõigi peades ja käitumistes. Et siit lihtsalt lühike kokkuvõte on see, et kui ka elu muutub, siis tuleb suuta muutuda ise, tuleb suuta reageerida võimalikult adekvaatselt ja kiiresti ja see, kui ettearvamatu on Vene turu taastumine, seda me teame kõik, et erinevad prognoosid, kes arvab, et Venega aasta jooksul hiljemalt asi taastub, teised täpselt vastupidi, tegu saab olema väga pikaajalise jamaga veel, nii et see on tõepoolest kohvipaksu teema. Kui seakasvatajatel soovitatakse praegu tegevus kas lõpetada või ümber orienteeruda, siis milliseid soovitusi anda piimakarjakasvatajatele? Kas samamoodi kari tapamajja saata? Põhjendamatult ei ole Eesti põllumajanduse kõige konkurentsivõimelisemaks peetud piimandusvaldkonda. Selleks on Eestis tõepoolest terve maailmaga võrreldes täiesti head tingimused olemas ja selle Jumala poolt antud võimaluse möödalaskmine või sellega mitte arvestamine ei ole kindlasti mõistlik, kuna maal hakkama saamine on ikkagi toidu, metsa, turismi põhine täna. Ehk 3 põhilist asja, mis tööd, leiba, tegevust väljaspool linna pakuvad ja toiduga seonduv on kindlasti see, mis tööd ja leiba peaks andma ka lähimatel aastatel. Nopri näitena 200-pealine lüpsifarm oleks 3 inimese majandada, täna on 2 ettevõtte peale tänu töötlemisele palgal 24 inimest, ehk see on siia jäetud lisaväärtuse tõttu võimalik ja see annab võimaluse elada maal, aga peale selle käib ikka jutt sellest, et 1/3 Eestis toodetavast tänasest piimast peaks kõrge lisandväärtusega müüma ekspordiks,
ja tänu headele tingimustele on ju piimandusstrateegiaski ette nähtud piimatootmist mahtu kasvatada ja seega kasvatada ka ekspordimahtu Eesti riigi majanduse edendamiseks, maaelu edendamiseks. Nii et piimandust täna vaadata kuidagi vähe tähtsana või jätta tähelepanuta tänu hetke raskele situatsioonile on väga lühinägelik ja ebamõistlik tegevus. Kui piimanduse võrdlus kas või teravilja kasvatamisega, kus täna teravili pargitakse laevadele, saadetakse maailmaturule kümnendiksendise tootlusega, siis see on ikkagi minu silmis ümarpalgi välja saatmine Eestist ehk väga lihtsa toote ilma lisaväärtuse Eestisse jätmata ilma saatmine. Kui aastase laagerdusega juust saata maailmaturule, siis selleks on väärindatud seda teravilja, mis läbi loomakere on lastud, seda rohumaad, mille viljelemiseks on Eestis väga head tingimused. Selleks on tehtud väga palju tööd, selleks on Eestisse, tänu sellele on Eestisse jäänud palju väärtust ja seda peaks küll iga poliitik, iga Eesti maksumaksja suutma näha, et piimandus on mõistlik raskel ajal avitada pikaajalise jätkumise eesmärgil. Maaeluminister on nüüd pöördunud Euroopa Komisjoni poole, et erakorralise abi saamiseks Eesti piimandusele. Kui nüüd peaks juhtuma, et Euroopa Liit hindab teistmoodi asja, et see ikkagi ei ole erakorraline olukord, et kuidas siis Eesti valitsus peaks käituma? No kõik Balti ministrid koos tegid pöördumise, aga Balti riikidest kõige kehvemas olukorras reaalselt ongi ikka Eestimaa piimafarmerid, kuna Eestimaa piimafarmerid saavad võrreldes Läti-Leeduga siseriiklikke toetusi vähem kui nemad. Nii et selles mõttes meist kolmest on täna kõige sügavama supi sees ikkagi Eestimaa piimafarmer. Kuidas käituda poliitikute poolt? Ma kinnitan, et farmerite poolt neid, kes meid on jäänud 900 piimafarmerit täna Eestis oma alla 900 000 lehmaga. Nendest paljud on juba otsuse teinud, aga selle jätkumist ikkagi saavad mõjutada täna riigi kasutusele võetud meetmed. See kannatus, mis täna meie ees on, seda ei suuda taluda tõepoolest, kui perspektiivi ei näe farmerid pikalt ja et lasta kohustustel üle pea kasvada, no see ei olegi mõistlik käitumine, nii et soovitada farmeritele iga hinna eest miinust kasvatada ei olegi mõistlik soovitus, aga soovitada poliitikutel raskel ajal alles hoida Eesti riigi lüpsilehma ehk see, kust tuleb ka riigile raha ja töökohad ja maal jätkumise, maaelu jätkumise võimalused. See on küll kohane soovitus, nii et riigi abi, oma riigi abi raskel ajal võiks olla küll maksumaksjale ära seletatud ja sellega aastal 2015 võiks küll Eesti poliitiline eliit hakkama saada.